Olen Anu, töötan Liivikus tooteesitleja paigutajana. Kireks on sport, muusika kuulamine, disain, mood. Enne maaballooni paigaldamist oli mu elu masendav, depressiivne. Istusid kodus, sõid, ei tahtnud kuskil käia, mingitest üritustest osa ei võtnud, igale poole ütlesime ära. Vaat see on niimoodi, et ühel päeval või hommikul ärkab üks naisterahvas üles, ta on sünnitanud lapse, kodu hoidnud ja saab aru, et mingit muutust on vaja, aga millist muutust, kus seda muutust otsida. Mul oli hea selles suhtes, et mees oli teinud ennem läbi maavähendusoperatsiooni, energiline, käis väljas, hakkas sportima. Mina istusin selle asemel kodus, sõin, vaatasin telekat ja muutusin aina tüsedamaks ja tüsedamaks. Hirme ei olnudki, ootused olid. Otsustavaks hetkeks sai tunne, mida ma tundsin, kui tema oli nii aktiivse elu peal ja mina olin kodus. Me elasime eraldi elu, tema elas oma elu, mina oma elu ja suhted ei olnud ka kõige paremad enam. See tunne oli minu iseenda jaoks, ega seda keegi kõrvalt ei näinudki, mitte keegi. Minu enda tunne oli see, mis oli nii õudne ja paha ja halb, et selle otsuse pidin võtma ja tegema enda jaoks mingi otsuse, kui tahan elada sama aktiivset ja mõnusat elu. Esimene kuu oli huvitav, et see lõuna, õhtu või hommik oli kõigest üks pisikene lusikas. Seejärel vahetasin omal taldrikud kodus välja, kuna neid polnud enam vaja. Hakkasime koos sööma, millest ma nüüd aru sain, kuna me mõlemad sõime ühtäkki siis nii vähe ja nautisime seda söömist, mitte ahmimist. Nii et positiivne, rõõmus. Enne seda 15 aastat, mis me koos elasime, seda ei nautinud ja ei olnud erilisi pereüritusi ega sündmusi. Nüüd naudime kõike täiel rinnal. Ka söömist, aga teistes kogustes. Protseduuri eelse ajaga naudin ma rohkem elu ja olen kirglik kõike seda vastu võtma. Ainuke asi, mida ma kahetsen seda, et ei teinud seda varem ega tulnud selle otsusele varem, et mitte midagi pole karta ja mingit valebi siin pole. Et nüüd on lihtsalt nautida elu, kas koos mehe ja perega. Tore on, elu on ilus.